Tere! Mina olen doktor Ilmar Kaur. Ma olen Amsel kliiniku kirurg ja ühena oma teenustest pakume me kilpnäärme kirurgiat. Kilpnäärme kirurgia võib olla vajalik erinevatel põhjustel. Üheks nendest on kilpnäärme suurenemine, sellest põhjustatud kaela kuju muutuse, survetunde ja neelamistakistusega. Teiseks võib kilpnäärme kirurgia olla vajalik erinevate kilpnäärme sõlmede olemuse lõplikuks välja selgitamiseks. Ehk ühesõnaga selgitamaks, kas tegemist on healoomuliste sõlmede või pahaloomuliste sõlmedega. Sel juhul on sisuliselt tegemist diagnostilise operatsiooniga, kus me eemaldame koos sõlmedega osa kilpnäärme koest, saadame selle koe laborisse ja saame siis sealt lõpliku vastuse, millega tegemist oli. Kolmandaks kilpnäärme kirurgia näidustuseks on kilpnäärme ületalitlus ehk türeotoksikoos. Kilpnäärme kirurgia on vajalik ka kilpnäärme vähkkasvajate puhul, aga kui need on juba eelnevalt teada, siis kilpnäärme vähkkasvajate operatsioone Amsel kliinik ei paku. On oluline teada, et kilpnäärme kirurgiale suunab patsiendi alati endokrinoloog. Endokrinoloog on see, kes kilpnäärme patsientide ravi juhib ja orkestreerib ja kes otsustab, kas siis konkreetse patsiendi ja konkreetse probleemi puhul on vajalik mittekirurgiline ravi või kirurgiline ravi. Kilpnäärme operatsioonid teostatakse kõik üldanesteesias ehk narkoosis. Operatsiooni kestuseks on 1–1,5 tundi ja taastumine peale operatsiooni on kiire ja nii saavad enamus meie patsientidest koju juba samal päeval. Kodus paraneb haav üldjuhul kiiresti ja patsiendid saavad naasta oma tavapäraste tegevuste juurde, on see siis oma koduses elus või tööelus umbes 1 nädala pärast. Kehaliselt raske füüsilise töö puhul ja raske treeningu puhul soovitame oodata 3–4 nädalat. Niisiis, kui teil on olemas endokrinoloogi saatekiri kilpnäärme kirurgiaks ja te soovite operatsiooni usaldusväärses kliinikus ja ilma pikka ootajata, siis pöörduge meie kodulehele, saatke meile päring ja me vastame teile peatselt.